tänase päeva ülesanne siis on minna ja testida, kui palju on muutunud auto juhitavusomadused vedustuse paika, loodetavasti paika saamisega. Nii et ilma pikema jututa panen siit jalgrattaga garaaži poole. Näeme auto juures. Tere, tänane kaaspiloot Maasikas. Tossu valiku suhtes ma võib-olla soovitan mingi jooksuketsi panna või midagi. On endal, kui te ise ütlete, kui see on põhiline. Nii, saabus ka tänane kaaspiloot number 1 Maasikas. Nagu ikka, paak täis, rehvirõhud paigas ja Maasiu ka seekord kaasas, nii et nüüd on puhas minek. Oleme kohal, rada on hea kuiv, ilm on värske, karske ja kaardilugeja, kas olete valmis? Reedeõhtune bankett oli paneme siin ennast valmis sõitmiseks.
Maasju, mis on teie esimesed kommentaarid, muljed rajalt? Väga mõnus. Auto on väga heas seadis täna, ilm on täpselt paras. Ütleks, kõik on optimaalne, et nautida rajapäeva. Kas rehvid on natuke külma tõttu salakavalad? Nad on salakavalad, kuid ma arvan, et see teeb asja natuke lõbusamaks. Saab natukene piire kombata rohkem. Jah, piirid jõuavad kätte, natukene saab tantsida rajal. Aga hea küll, tänud teile! Maasju, peale esimest ametlikku testisessiooni, millised emotsioonid on? Esimesed niisugused päris kiiremad ringid? Ma arvan, et võistluspäevaks saame kõik paika ja läheb järjest paremalt. Timmite järjest seadet? Muidugi. Selge, aitäh teile! Nii, ja Maasju minemas oma esimesele attack-sessioonile. Kuidas kommenteerite kaassõitja perspektiivist? Kaassõitjana on aega tähelepanu pöörata paljudele teistele asjadele, millele võib-olla roolis nii palju tähelepanu ei pööragi. Ja võib-olla panna kõrva taha mõned sõidustiili näited, kuidas mida teha. Jah, no minult mingi algelise asja ikka kätte saab, kas just midagi väga advanced, aga soovime edu teile teie sessioonil. Mis see rajakulu meil siis hetkel on olnud? 16,23 liitrit läks sisse ja sellega on saanud 23,8 miili.
tervist videovaatajad, mõtlesin, et ütlen ka paar sõna sekka, kuna läks kiireks nagu ikka ja ilm oli ka päris külm ja akud tühjenesid kiiresti, siis jäi video lõpp tegemata, et ma siis kommenteerin natukene. Ilma külmust on juba mainitud, seega rehvid ei saavutanudki optimaalset töötemperatuuri, sellepärast ka ringi ajad olidki aeglasemad. Vaatamata sellele, et vedrustuse taastamine läks väga edukalt, olen väga rahul sellega, kuidas auto sõidab ja ei olekski midagi enamat või vähemat tahta osanud. Ja ega sellega vist ongi suhteliselt kõik öeldud. Ka Masu oli rahul oma esimese sõidupäevaga ja lõpetuseks siin tegelikult veel kõige lõppu panen mõned kaadrid, mis sai väljast filmitud, neid väga palju ei saanud, aga enne seda tuleb väike sõiduvea analüüs. Mõtlesin, et teen midagi sellist teistmoodi oma paradigma piires, seega hüppame sinna ja vaatame, mis see endast kujutab. Siit ei tule väga midagi tõsiteaduslikku, aga võib-olla natuke midagi populaarteaduslikku. Igastahes ma olen mõned korrad seda klippi näinud ja viskame siis pilgu peale. Ma teen siin mõned tähelepanekud, mis siin võisid valesti minna. Esiteks mainiksin ära, et kiirus, kurvi sisenemise kiirus esimest korda 80 miili juures, mis on väga hea. Siin saab väga lihtsalt teha kokkuvõtte, et antud ilmastikuoludega ei olnud kiirus vastav kurvi sisenemisel, sest rajapind oli lausa nii külm, et oli näha härmatist sillerdamas selle peal ja ilmselt ei olnud rehvid töötemperatuuril. Nii, mis ma veel ära mainin? Pidurdamist alustasin päris hilja. Optimaalse rajatemperatuuriga optimaalsete rehvitemperatuuride juures on see võimalik. Ilmselt ikkagi rehvid päris õiget töötemperatuuri ei saavutanud, siis sai päris hilja pidurdatud. Ja seda siit on kohe näha ka sellest, kuidas ma keeran rooli, aga auto läheb otse. Vaatame korra selle siit veel üle. Kiirus on suur, pidurdan võib-olla natuke hilja, ilmastikuolusid arvesse võttes ja niimoodi rajalt välja jõutaksegi. Ja sellega olekski laias laastus kõik. Aitäh kõigile, kes vaatasid ja kes siiamaani vastu pidasid ning need, kes on siiamaani vastu pidanud, nautige lisakaadreid, mis tulevad sealt ja kohtumiseni järgmine kord.